No tere ilusat teisipäeva hommikut! Täna on mul külas Tiina Niin, kes on olnud kunstiõpetaja varasemalt ja nüüd on siis eesti keele ja kirjanduse õpetaja hetkel. Ja kuidas Tiina siia sattus? Ma ütleks julgelt, et Tiinal on selline julgus, mida kõikidel inimestel ei ole. Ta kirjutas meile, see oli üle-eelmine õpiamps, kui ma ei eksi, kus oli Mailis Vahenurm fotograaf, kes siis rääkis, et kuidas fotodel ekspert välja näha. Ja siis me tõime kuidagi selle, värvid tulid kuidagi jutuks, keegi küsis ja Tiina jagas seal infot. Ja see värv on see värv on see ja kirjutas sellise lause. Ma võiks lõputult sellest rääkida. Ahah, ma kuulsin kohe ära, et Tiina on vaja tuua siia tegutsemisampsu, et ta räägiks meile natuke nendest värvidest, natuke rohkem, sest inimesi väga huvitas see teema. Et nii kihvt, Tiina, et sa andsid iseendast märku. Ja minu nimi on jätkuvalt Triin Pärn ja kui sa vaatad seda õpiampsu järgi hiljem Youtube'ist, siis tea seda, et sa saad seda teha ka laivis. Ehk siis igal teisipäeval Facebooki grupis Veebikool ettevõtjatele toimuvad meil kasulikud õpiampsud ettevõtjale. Aga see ei pea ka ettevõtja olema, näiteks see õpiamps on täiesti hea, kui sa saad seda ka niisama, kui sa oled kuskil näiteks palgatööl, et silmaringi laiendamiseks igal juhul väga hea. Tere, Tiina! Tervist, mina olen siis Tiina, õpetaja Tiina paljudele ja veebipood on mul ka, kus ma küll müün praegu õpetajatele materjale, see on Dife.eu platvormil. seal ma olen superõps. kasutan siis seda nime nagu niimoodi naljaga pooleks. Ehk siis võtan nüüd slaidid lahti, tahaksin täna rääkida värvidest teile ja värvid on siis sellised asjad, mida mm, Niikaua, kui Tiina paneb siin jah, ekraani mul akna, läheb hetk aega sellega tõesti. siis anna märku, et kas sina oled jälginud enda näiteks, kui sa oled enda brändi näiteks loonud, oletame, et räägime hetkel ettevõtlusest, siis kas sa teadlikult järgid värve? Näiteks mina kunagi kandsin helesinist ja siis ma vaatasin, et kuidagi juuksed läksid helesinisega ühte, et mõtlesin, et tead, ma jään musta peale, sest see on lihtsalt nii praktiline ja mul tegelikult garderoobis on väga palju musta värvi riideid. Ja lihtsalt minul oli selline mugavusvalik, et sina võid ka anda teada, et mis on siis need sinu värvid, mida sina võib-olla rohkem jälgid. Ja tegelikult mul kodulehel ma olen hästi palju kasutanud helesinist, et võib-olla Tiina oskab siis seda ka tagamaid avada, et mida need värvid siis tegelikult edasi kõnelevad meist, et kui me siin veebis oleme tegutsevad, et siis ju esmamulje tekib veebis, et mida need värvid meile edasi annavad, et anna siia kommentaariumi märku ja siis on põnev lugeda neid. mina olen siis värvidega kokku puutunud tegelikult üle 20 aasta. selliselt, et juba kutsekoolis õppides reklaamidisaini oli meil selline hästi otsakas ja materjale ise otsiv meisterõpetaja, Malle Toots, kes siis värvipsühholoogiast väga huvitus ja meidki selle pisikuga siis nakatas. ja meie õpetaja Mallega siis rääkisime võib-olla ilma igasuguste allikateta esialgu sellest värvusõpetusest, sest see oli reklaamis väga oluline. me ju õppisime reklaami ja panin siia ühe pildi siis ka lihtsalt võib-olla meeleoluks iseendast kõigepealt, et näidata seda, mis on tegelikult värvidega võimalik teha. Et värvidega saab tuua ennast esile ekraanil või siis tegelikult ka täiesti ära peita. ja kuidas siis ennast pildil hoida? kõigepealt peaks siis alati teadvustama endale, et ükskõik mida inimene esmakordselt näeb, ta vaatab kõigepealt värvi, sellepärast et see lihtsalt on nagu tajuna kõige kergemini meie juurde tulev element. Siis selleks, et see värv esile saaks tulla, et sina ise oled riides mingisuguse erksama, teadlikult valitud tooniga, siis peab olema ka professionaalne foon. hetkel mul seda siin ei ole, sest ma olen kodus ja ma üldse ei püüdnud ka seda tausta meelega udustada. et professionaalne foon
on siis täpselt see, mida te praegu ei näe, ehk siis ühtlane hele foon võiks olla, see toob teie enda värvid paremini esile. Ja tähelepanu juhtimiseks silmadele peaks siis riietuses alati arvestama seda, et kõige erksam värvilisem koht oleks võib-olla siin ja kui te siis tahate veel pintsaku peale panna, et kõik see oleks siis nagu taustaks. Ja selline alt üles või servadelt keskele annabki siis selle tähelepanu silmadele, et see otsustab põhimõtteliselt kogu kuvandi, mis on seljas, milline on taust. Ja siin loeb ka see kontrast. Kui te sulandute taustaga ühte, siis te ilmselgelt kuidagi esile ei tule. Ja vaatame siis värvide kaupa. Kõigepealt ma valisin sellise sinaka roheka. No mu enda kleit on tegelikult, no ütleme nii, et ekraan moonutab, see on meresinine tegelikult. Aga ütleme selline sinakas rohekas toon on eluaeg natukene intrigeeriv olnud, sest tegelikult see sobib väga paljudele inimestele, aga inimesed näevad värve paraku väga erinevalt, see tähendab seda, et kes näeb seda rohkem rohelisena, kes näeb rohkem sinisena. mina enam isiklikult nendesse vaidlustesse ei lasku, sellepärast et see lihtsalt ongi niivõrd erinev, kuidas keegi tajub. Aga see värv iseenesest on väga hea valik selles mõttes, et kaamera niikuinii armastab sinist ja kuna see sinakas rohekas toon sobib väga paljudele, siis paljud sellega teadlikult valivad. Küll aga ma tahaksin hoiatada siinkohal selle eest, et ei paneks kõrvuti kahte eraldi tooni, sinist ja rohelist. Sellepärast, et värvipsühholoogias on teada, kunagi kunstnikel vaadati siis vaimset tervist selle järgi, kui nad hakkasid maalima ainult sinise ja rohelisega, siis oli ilmselt värviaurudest, nende segamisest tekkinud siis kerge hullumeelsus ja nendega enam ei olnud väga hästi, nii et ma ei soovita neid kahte tooni siis korraga panna, küll aga seguna on see väga meeldiv toon, jätab teist igati eksperdi mulje, näitab, et austate traditsioone, olete püsiv ja igas mõttes nagu hästi turvaline partner. Kui nüüd aga tekitada olukord, kus minul oleks näiteks seljas sinakas rohekas kleit ja taust oleks, ehk siis sein oleks ka värvitud sellisesse tooni ja kõike seda saab liiga palju, siis klient tegelikult võib tunda ennast lõpuks sellise uinutatud olekus olevana, et ta enam ei jõua seda kõike vastu võtta, sest tegemist on siiski väga intensiivse tooniga. Nüüd järgmisena ma pakun välja sinise erinevad toonid, siis eriti sellised sügavad, tugevad sinised ja nendeks on tegelikult kaks põhilist tooni. Üks on siis lihtsalt tumesinine ilma igasuguste varjunditeta, mille peale, no kui öelda, et mõtle sinisele, tumesinisele, siis tavaliselt peetakse silmas seda navy sinist. Ja see on väga hea usaldust ja professionaalsust toetav värv, et seda võib alati siis julgelt kasutada. äri, meditsiin, finants, sellised valdkonnad on kõige tavalisemad. Ja teine selline tugev sinine on ultramariin, kes ei tea täpselt, milline see toon on, siis noh, kujutage ette seda navy sinist, aga natukene lillakat varjundit hästi õrnalt juurde, ehk siis ta läheb veel sügavamaks, veel selliseks nagu ligitõmbavamaks. Mida tumedam värv, seda paremini see tõmbab, heledamad värvid tõukavad. Et sellest ka hiljem võib-olla hetkeks veel. Nii, aga sinistega on siis selline oht, kui kõik ruum teha eri tooni sinistega, näiteks helesinine sein, sinised klienditoolid, sinised kaustad, tumesinine mööbel, siis lõpuks klient tunneb ennast seal lihtsalt lollina, et seda ka ei soovitata. Nii,
violetist purpurini, nende toonide kohta oskaks siis öelda kõige rohkem seda, et heledamad lillad soodustavad sellist vaimset tegevust, mõttetegevust, aga tumedamat lillat võiks kasutada, ent aktsendina, sellepärast et tumedam lilla tekitab osades inimestes vähemalt natukene nagu võõristust. sellepärast, et kui me vaatame kuskil, ma ei tea, keset suveööd, sumedat suveööd taevasse, siis esialgu see taevas tundub meile võib-olla tumesinisena, aga mida nagu kauem me seda vaatame, siis kuskilt maalt ta tundub meile lillakas. Ja see on juba meie jaoks nagu liiga kauge, liiga võõras ja samasuguse efekti tekitab siis väga tugev lilla ka. Aga iseenesest on see loovettevõtjatele, mentoritele väga hea värv, kui suudab seda niimoodi õiglaselt väheselt doseerida. Sest kui seda saab liiga palju, siis klient võib ennast rahutuna tunda. Nii, erkroosa ja kuld. Need garanteerivad teile automaatselt tähelepanu. Miks ma ei ole siia kõrvale toonud ka kollast ära? Noh, kollast võib muidugi kasutada, aga näiteks reklaamis on see ikkagi nagu omandanud meil sellise odava mulje. Ja kui te ei taha olla odav, siis ärge turule kohe kollasega tulge. Et erkroosa ja kuld tõmbavad mõlemad tähelepanu, sellega te saate eristuda, aga jällegi mina ei pingutaks nende toonidega üle, sest pikaajaliselt või liiga suures koguses see on siiski väsitav. Nii, kahvatu kollasest beežini. No neid toone ma ausalt öeldes ekraanil väga ei kasutaks iseenda peal. Ma ei räägi taustast, taust võib olla. Need küll sisendavad sõbralikkust, ubasust, noh, sobiksid võib-olla sellisel juhul, kui te kedagi pigem kõrvalt juhendate ja tahategi ise jääda niimoodi märkamatuks, aga ekraanil ju te ilmselgelt esinete, et see nagu ei ole see olukord. Ja kui seda on liiga palju, näiteks oletegi ennast ümbritsenud ainult selliste beežikate toonidega, siis võib kliendil hakata lõpuks ka igav, sest ükski asi ei tõmba tähelepanu siin. Nii, tumepruun ja oliivroheline. Kui oliivroheline on selline, nagu võiks ka sinna kahvatu kollase hulka liigitada natukene nagu väljapaistmatu toon, siis eriti ma hoiatan tumepruuni eest, kui seda on liiga palju. Jällegi, kui seda on vähe ja see on kombineeritud heledate toonidega, et see jääb mingisuguseks detailiks seal see tumepruun, siis ta võib väga kihvtilt tuua silma esile. Oleneb, kuhu te selle paigutate, eks ole. Aga tumepruun pealaest jalatallani tähendab seda, et mitte keegi, teie klient või teie õpilane klassis ei julge oma suud enam lahti teha. Ta lihtsalt ei julge oma mõtteid avaldada, sellepärast et see tumepruun on niivõrd reglementeeritud, range, kindel struktuur, kindlad reeglid, et selle tumepruuni pärast ei saa te normaalselt näiteks õpetajana õpetada, kui te olete üleni tumepruunis. Sest te saate küll ideaalse korra, keegi ei hinga ka valesti teie klassiruumis, aga mitte ühtegi sellist mõttearendust, vastastikust arutelu, ühist mingit mõtteloomet, no unustage ära. Aga kui teil on näiteks teatud olukord töö juures, on vaja mingisugust kriisi juhtida, palun väga, siis keegi ei tee midagi valesti, sest ta lihtsalt ei julge. Nii, must ja valge. Et musta ja valge puhul siis juba eelnevalt korra mainisin, et must on siis see, mis tõmbab, see on füüsikaliselt kindlaks tehtud ja valge on see, mis tõukab. Ja kui ta teeb niimoodi valgusega, siis ta samamoodi
ka meile mõjub, et kui õpetaja näiteks paneb ennast üleni musta, tal võiks mingisugune, muidugi mingi äh, efektne aktsenttoon ka juures olla, mitte päris mustas olla üleni. Aga näiteks, kui ta kasutab palju musta, paneb musta pluusi võib-olla selga, siis teda on hea lihtne kuulata, tema nägu on hästi selgelt näha, sest ta on raamitud selle mustaga ja mm, teda nagu tajutakse sellisena tõmbavana, et oh, ma võin täitsa sellises kunstitunnis näiteks midagi ise ka välja mõelda ja maalida. Valge puhul siis lausa eh, osad hoiatavad, et mitte võtta valget paberit maalimisele esimesena alla, et see nagu tõukab, et sa ei tahagi alustada, sa ei oskagi alustada, su pea on tühi, aga samas, kui meil on sellist tabula rasa efekti vaja, ehk siis alustan täiesti puhtalt lehelt, siis see valge, selline puhas, täielik ausus, ta ikkagi selles mõttes sobib. Kui nüüd miksida musta ja valget, siis mina ei soovita teha seda täpselt pooleks. Et noh, me teame selliseid pintsakuidki, et näiteks pool on musta värvi ja pool on valget värvi. Et selline kontrastne miksimine, et ta nagu on võrdne, tekitab inimeses sellise taju, et ei ole see ega ei ole teine. Et kes ta siis on? Kas ma võin teda usaldada, kas ma ei või teda usaldada? Ja see võib tekitada kliendis kahtlusi. Nii et must seab korra ja reeglid, valge tagab küll selguse ja mõistmise, aga kõike mõistuse piires ja eriti hea oleks veel aktsendina siia üks värv juurde tuua. Nii et kolme värviga toimetamine, kus siis üks värv on põhitoon ja teised on natuke vähem esindatud, oleks siis võib-olla kõige parem variant ekraanil ka. nii, hall. see tekitab selle sama mure, nagu oli siin just juttu sellest beežist, et ta natuke nagu hoiab sellise neutraalsena kõik ja võib-olla sellist värvitooni kasutades jääda liiga selliseks kõrvaltvaatajaks, aga noh, samas jällegi on selliseid kõrvalt juhendamise olukordi, kus see võib olla täiesti põhjendatud, aga ma ei soovitaks seda väga ekraanile. Ja milline strateegia siis valida, ma võtsin sellise kokkuvõtliku slaidi veel, tegin, et kui te tahate usaldust ja sügavat õppimist tekitada, siis sinine või roheline, nagu me rääkisime, mitte need korraga koos võistlemas. Kui te tahate positsiooni ja võimu, siis seesama sinakas roheline oli hea toon, purpur või kuld. Kui te aga tahate tähelepanu ja fookust hoida, siis erkroosa, mustvalge, siis sellises kontrastis, et üks on nagu toon rohkem esindatud ja teine on siis natukene vähem. Ja soovitan siis vältida ekraanil halli, tumepruuni, et olla dünaamiline ja kogu aeg pildil ja kogu aeg kaasav, et kõik inimesed julgeksid teiega suhelda. See ongi siis lühike ülevaade. nii põnev, Tiina. aga kui nüüd ongi hästi palju meil siin teenusepakkujaid, näiteks virtuaalassistente, fotograafe, raamatupidajale näiteks mina, et mida siis sina soovitad, et jääks see, et inimene julgeb pöörduda, et ei oleks liiga range, et mis sina soovitad teenusepakkujale? No sinine on kõige turvalisem valik üldse. Ta näeb ekraanil hea välja. Mingisugune sinise toon sobib praktiliselt igale inimesele, et selles suhtes, kui ei julge minna selle kontrasti peale, et olla liiga musta värvi ja noh, päris ainult must tekitab ka selle, et sa oled ekraanil nagu auk, sa ei paista üldse välja, siis ikkagi sinist tooni ma julgen alati soovitada. Rohelise puhul, kui see on väga tume või väga ehk, siis on oht, et inimese nahk muutub kahvatumaks alati, et kes on heledanahalised, nendele ma rohelist ei julge soovitada ekraanil, see võib jätta haiglase ja kahvatu mulje. aga sinine on alati selline julge valik, et noh,
see tekitab usaldust, see tekitab soovi pöörduda inimese poole ja samamoodi tume toon nagu mustki, siis sinine tõmbab inimesi ligi, me julgeme pöörduda, samal ajal kui mingi väga hele toon, väga erktoon, kuidagi selge, silmapaistev, võib vastupidi siis natukene niimoodi tõugata, et me ei julgegi võib-olla pöörduda. mul on selline huvitav küsimus, näiteks oletame, ma pean midagi õppima, siin on välja toodud, et sügav õppimine sinine. kas siis on hea, kui näiteks mul olekski tuba võõbatud siniseks? Mitte Et üleni, sest siis see tekitab sellise hullumeelse tunde. aga kui see sinine jääb, noh, teil on võib-olla mingi pilt on sinistest toonidest, teil on äkki laudsinine, noh, selliseid elemente ju leiab. või siis ma ise olen kasutanud näiteks laudlina, on tumesinine, et see on küll selline, no silmadele ka parem. kui te teete valge laua taga midagi, katsuge siis joonistada või loov olla, et see on keeruline, sest ettevõtjad ka peavad ju sageli kirjutama ikkagi loovat teksti, aga tumesinisega kuidagi see käsi hakkab kohe tööle ja tahaks midagi teha. aga noh, alati saab ka aktsentidega seda tuua, et ei pea olema kõik seinad sinised ja kõik vaibad sinised ja nii edasi. ja et mulle meeldis, kuidas sa, Tiina, praegu ütlesid, et ei peagi olema kõik, aga näiteks ostadki laudlina, see on ju nii lihtne asi, mida proovida. ja, et hakkadki midagi tegema, paned laudlina peale ja siis, kui on läbi, võtad ära, et saab neid katsetada, neid värve ja siis saab mõõta seda, et kas oled siis natukene loomingulisem ja tuleb sul kergemini asjad. et nii äge nipp, aitäh ja paberiga ka, mitte puhas särav valge, vaid kas mingi kollaka, hallika tooniga on alati lihtsam alustada. fantastiline. milline värv sinu lemmik on, Tiina? Äkki sinine? et miks sa muidu oled sinises, eks ole ei, tegelikult minul on niimoodi, et mulle sobivadki värvid väga hästi ja ma olen ka tuju järgi täiesti, lähen kapi juurde ja riietun, et noh, mul võib olla korallroosa kleit, mul ongi. samas mul on ka lilla ja roheline, kõige rohkem kleite on mul siniseid, kui seda nagu nüüd vaadata, eks ole, täna ka siis see lemmikkleit seljas. mis võib veel öelda, et kui riidekapi juures riideid valida, siis on see keskkond samuti oluline. kui teil on tuba värvitud roheliseks ja te näete riidekapi juures natuke kahvatu välja, siis te kindlasti neid rohelisi toone endale enam selga ei pane. ja sama on igasuguste muude intensiivsete toonidega. nii et tegelikult riidekapi juurde ma väga intensiivset seinakatet, mingit mustritapeeti üldse ei soovita. et seal võiks olla midagi heledamat või neutraalsemat või hall, mis paneb alati värvid särama. kui hea nipp. aitäh, Tiina, nii põhjaliku õpiampsu eest ja kindlasti jäta siis kommentaari ka, mis sinu lemmikvärv on, lihtsalt sellest, et näiteks sa ei tea neid tagamaid värvidel, et mis on sinu lemmikvärv, et see oleks nii huvitav veel vaadata ka. ja aitäh kuulamast ja Tiina, et sa tulid ja olge samamoodi nagu Tiina, julgelt öelge, kommenteerige, äkki oled ise järgmises õpiampsus siin, napsan kohe kinni sõnasabast aitäh! ja ilusat nädala jätku ja kohtume juba järgmisel nädalal, teisipäeval kell 10 Facebooki grupis Veebikooli ettevõtjatele. aitäh! ja ilusat nädalat!